hoogu andma nurgalööki ning siin siis Chris Burke üle 6 aasta on tema Šotimaa koondises ja 3. mäng täna Šotimaa koondise eest. Mehed jagatud, loodetavasti läheb kõik hästi taha posti ja Pareiko ei hakka püüdma, lööb usikutega ära Neismit. Ja hädas oleme ja Pareiko. Aga tõesti Pareiko ei tundnud sellel momendil ennast väga kindlalt, et nüüd näeme korduses suhteliselt lihtne pall, keegi ei seganud, aga ju siis võib-olla soojenduse ajal tunnetas, et see pall päris kindlalt peos ei püsi ja tegi niisuguse lihtsama variandi. Charlie Adam annab teiselt poolt nurgalööki. Palli peale minnakse ja ei saa korralikult palli kastist välja. Burke. Ootus on kindlasti suur. Jah, et kui nüüd meie seda valikturniiriga võrrelda, siis ütleme nii, et põhimõtteliselt enam sama seis, aga... Ja Burke läheb juba jooksma, Teniste jõuab juurde, Burke saab pidurduse teha, läheb ka löögile ja õnneks jääb seal Marozov ette Adam vasakuga. Ja nurgalöök. Ja tabas Tenistet ning pall läheb nurgalöögiks, see on 3. nurgalöök juba Šotimaal. No väga hästi siin Burke tõesti tõusis, Teniste magas maha, aga nüüd vasaku jalaga ei suutnud hästi lüüa, aga see oli nüüd Marozov seal, kes ära blokkis selle löögi. Ja Charlie Adam on eemalt väga valusa löögiga, Malonist oli juba juttu ja Malgrove läheb andma nurgalööki. Pärav ette Pareiko, jällegi rusikatega eemale. No nüüd on liini ka. Käekrilt ja avang ja Vassiljevilt äärivahetus. Teniste on kõrge, vabandust Kink, Vassiljev ja nüüd Teniste. Antakse võimalust minna ja Tenistel ei olnud üldse halb. Ei olnud halb ja Taiol tavaliselt selliseid lahendusi ei otsi, aga väga enesekindlalt läheb see keskele ja mehi vastu ei tule ja miks mitte proovida ja no natuke mööda läks, aga väravast pidi siin ennast pingutama. Jah, McGregor näitas, et suudab hüpata küll ja lükkab palli nurgalöögiks. Eesti saab nurgalöögi õiguse ja standardolukorrad on meile toonud. Mosnikov läheb, võib-olla isegi väikse üllatusena seda andma, ehk siis mitte Vassiljev, Mosnikov. Ja me saame jätkata ooperile etteposti pall läks ja nüüd on pead koos. Lööp läks üle, aga jah, ooper on pikali ja sai päris korralikult koputada. Läks juurde ka Perra ja päris korralikult seal, kui Andresel võib-olla oli kuidagi seal otsa esisega rohkem, siis Enaril siin aeg oli, püüti ka rahu, et oleks nüüd rahulikult rinna peale võtta ja otsida söötu edasi, kui ta otsustas siis palli auti lüüa. Ja Ojamaa teeb tööd Malgröö vastu. Ojamaa ei ole Aberdeen'i staadionil veel kaotanud, mida ka huvitav teada ja loodame sellest palju. Ja nüüd läheb Ojamaa ette, läheb ka sööt, aga ei jõudnud jällegi Hutton ja Burke jookseb ja saab koristusalas ka palli maha võetud. Teniste jõuab juurde, Burke. Ikka Burke. Ja kõrge pall, Fletcher lööb. Ja Einar seal muidugi selles momendis kõige paremini ei mänginud, lihtsalt seisis nagu mehel kõrval ja teda ei suutnud nagu ära suruda, tuleb siuke kerge tõste siin. Lihtsalt jõuga, seal ei olnud midagi teha ja praegu oli õnne. Jah, et ei suutnud Fletcher korralikult suunata ja ka väga palju jõudu pallile taha panna, nii et aga oleks veidi rohkem nurga poole läinud, oleks väga ohtlik ja muidugi Burks küll, aga kui ta ikkagi noorem oli, siis ta oli ikka väga selline oma, kuna ta on suhteliselt pikk ka ikkagi, siis et selline väga jõuline ja tugev, nii et seal ohtlik ja Pareiko ja tõrjub ette poole, aga seal saame ikkagi ära klaaritud, nii et veel ohtlikumaks olukord ei kujune, aga kui vähe oli šotlastel vaja, et saada löögile ja Maloney kurjetab ja siis vasakuga. No Enar tegi siin muidugi ainuõige otsuse, kas nüüd siiski kohtunik näitab, et tõuse püsti Šoti ründele. Jah, Clement Turpini peetakse üheks tõusvaks täheks Euroopa kohtunike leeris, on ta ka liidetud noorte talentide programmiga ja Pörgi jooksmis juba lugema hakata ka ja nüüd Kink tõuseb hästi. Vassiljev ja Ojamaa ja ikka Ojamaa ja veel kord Ojamaa. Ja tõesti, kui Ojamaa palli saab, et siis eriti nagu tagasi hoia, enda alla ei tõmba nagu, et pigem nagu võtab selle kiiruse üles ja
nagu näha on, tekitab sõtlastele probleemi. Jällegi Ojamaa, Hatt on vastas. Kas saame nurgalöögi? Tundub küll. Ja saamegi, see peaks olema siis meie teine nurgalöög. Esimest andis Mosnikov, nüüd läheb Vassiljev palli juurde. Morozov kastis, tõenäoliselt ka Klaavan. Vassiljev jällegi ette posti, kus seekord ei olnud ühtegi Eesti mängijat. Jällegi Tõniste. Jaa! Pommitab kauget, mida ennem näinud ei ole muidugi, aga väga positiivne, et võib-olla on Taio kõvasti löögitrenni teinud Norras viimasele. Ja koht oli ju väga hea ja lahendus oli ju ainuõige. Kindlasti ja miks mitte, kuigi ta niimoodi pool pöörde pealt ja ega sinna väga tugevat jõudu nagu selle taha ei saa, aga Sander peab selle palli nüüd kohe vastasse poolele, kas siin on häid lahendusi tulemas. Ojamaa. Sander Puri. Ees kaitseliini vahel Iili Pooper. Vassiljev. Ja hea tõste. Kink läheb, aga napit jääb puudu. Charlie Adam. Vabandust, Webster lööb ka palli ära ja veel on pall meie käest, kink on maas pikali. Ja nüüd on olukord lõppenud, aga see oli ilus liigutus Tarmo Kingil. Ja kindlasti nüüd, et tahaks kordust näha, kas ta nagu kohe ikkagi ei jõudnud seal täiega löögile. Ei, siiski ikkagi McGregor tuli ikka suurepäraselt vastu ja päästis oma meeskonna siin, et muidu oleks Tarmol olnud kõik see aeg rahulikult seda palli suunata ja raamide vahele lükata. Nüüd kordusest on veel näha, kuidas siis see väravat päästab ilusti. Kas tahtis jala pealsega või orbaga üle tõsta väravat? Just nimelt. Marozovitš Madõuni hästi, aga Morozov on juures. Ja, siin on süke. Ja Madõuni läheb kasti või kasti poole ja Morozov. No Morozov eelmises olukorras oli tegelikult juba hädas siin, et Madõuni on ikka väga selline väike, kompaktne, kiire mängija, et Igor läks natukene sirgete jalgade peal siin esimesse olukorda ja lasi endale ära teha ja nüüd teine olukord ka, et peab natuke ikkagi kuidagi ennast allapoole laskma, et liiga sirgete jalgade peal ei ole, et selliste, eriti just selliste väiksemate meeste vastu, et ega nende vastu ongi nagu raske. Ja ohtlikus kohast tuleb karistuslöök. Charlie Adam läheb seda andma. Vasaku jalgne ta on, mis tähendab, et see pall sinna värava poole ei kiri, aga palli peal on neid mehi minemas kindlasti üsna mitu. Juures oleval pildil siis Charlie Malgreu. No üldjuhul sellises olukordades on kindlalt nüüd standardolukorrad välja mängitud, et kes nüüd konkreetselt kuhu tsooni läheb, et mitte lihtsalt selline tõste kasti, et vaatame, et mis see mõte nüüd on, kas tuleb ette madal pall või pigem nagu taha tõste. Ja Braun paistis seal löögi kohal olevat veel koristusala joone peal, et siis variante, kuidas mängida, on Šotimaa koondisel nüüd palju. 39 minut. Charlie Adam. Ja tuligi madal läbisõtt ja värav. Ja kui lihtsalt ja kui valusalt. Puhas kombinatsioonimäng selles suhtes, et jäime nüüd magama. Et kordus võib-olla nüüd näha, et kas ta seisis seal täiesti üksi. Ei, nüüd tuldi siit tagant ilusti välja ja nagu eelnev just jõudsime rääkida, et see on kinda peale kindel kombinatsioon, mida kasutatakse ja kes nüüd number 3 Malgrui võttis, see siis on see meiepoolne patustaja, et ei läinud temaga ikkagi lõpuni kaasa või siis sama see meeskonnakaaslased blokkisid meie kaitsemängija ära, et tal ei olnud võimalik välja tulla, et see on need on need jalgpalli standard olukorra nõksud. Tundub, et ilmselgelt oodate siin ikkagi kõrget palli karistusalasse ja jällegi saavad igati lubavast kohast karistuslöögi. Webster juba liikus karistusalasse, nüüd on seal ka Berra ja Charlie Adam. Kerge tõste. Nüüd läheb võitluse peale ja jätk tuleb. No nüüd me püüame selgelt kõrgemalt Šotile pressi peale panna ja tänu sellele siis hakkavad ka pikad pallid tulema, aga väga hea moment praegu muidugi. Rõud saab palli korralikult maha võetud ja siis ka korralikult löögile. Võib-olla lõi natuke palli alt läbi ja pall lendas Aberdeeni öösse, aga igal juhul meie pluss. Morozov on kastis, Klaavan oli kastis, Luts on kastis, Purje on kastis, Ojamaa on kastis ja Vassiljev palli taga. Ja nägime, kuidas šotlased mängisid puhtalt liini. Et seal vaatame nüüd, et ei võetagi nagu otseselt meest. Siin on pildil praegu väga hästi näha, et igaüks mängib nagu oma tsooni rohkem.
ja Vassiljev teravalt värava ette, aga jäi natukene puudu. jah, pall küll põrkas, aga McGregor oli. Ei ole näha. Klaavan ja Vassiljev. Kerge tõste nüüd. Ahjupera läks palli peale, võimalus ja Kams. Väga head positsioonilt nüüd selline unelmate pall seal lüüa, aga muidugi see kaitse tuli nüüd ka siin ikkagi viimasel hetkel. See oli see Berra, kes üritas segada.